tulge jälle tagasi teisipäeviti kell 6 Tore kanalitesse. Tere tulemast stuudiosse. Stuudios on tore. Ja jälle, me ei ole ikka veel stuudiosse sisse kolinud, sest ilmad on ilusad ja meil on hea. September on alanud, mõnus on olla veel, mõnel õhtul isegi suudab inimene olla veel. Aga et miks? Ma pean täna ikkagi ühe asja rääkima ära. Et mul on kõrval siin istub Kelly, juhatuse liige. Tere! Ja see, mida ma ära pean rääkima, on meie juhatuse augustikuu. Meil oli seal strateegiapäev ja me laotasime seal loomulikult kõik laiali, et mis meil tores teha on ja iga juhatuse liige sai mõelda selle peale, et mida ta ise natukene kaasa aidata tahaks ja kuhu panustada. Ja siis juhatuse liige Karl ütles, et võiks ju teha nii, et mõned saated juhivad teised juhatuse liikmed ka, et nii põnev oleks, et tema tahaks kohe 3 tükki kas või teha. Nii, mõeldud tehtud, meile see mõte loomulikult meeldis, et jaa, paneme plaani ja teised olid ka nõus ja ühest otsast tuleb nüüd alustada. Ja siis järgmine loogiline küsimus oli, kes tahab olla esimene? Ja vot, Kelly, sinul oli käsi püsti. Miks oli sinul käsi kohe püsti? No, kui sa mäletad oma sünnipäeva, eelmise aasta lõpus, on ju, siis me tegime sinuga saate, veidi üllatasime sind ja pärast saate võtetelt ära sõites ma avastasin, et minu märkmepaberil oli hulgaliselt küsimusi, mis mul jäid sulle esitamata. Ja kui Karl selle idee välja tõi ja me kõik kaalusime, et jaa, me saaksime ka ja millal ja kuidas ja kus, siis ma teadsin, et ma saan olla see esimene ja mul oli külaline juba välja mõeldud, sina. Ja ma ka kujutasin ette, et ma tean, kus ma sinuks seda saadet teen. Niimoodi väljas. Nii see juhtus. Aitäh. Ja nagu te aru saate, ongi juba rollid vahetunud, jah? Ma arvan küll, jah. Et sinult jäi nii palju küsimata, et mäletad need kõned ja üllatused, et see kõik võttis oma aja sellest saatest ja nüüd just on ju lõppemas ja lõppenud juba tegelikult tore suvekolm. Meil juhatuses natuke see on järelkajasid siin veel teha, aga 18 aastat on tore suvekool kestnud ja see ühe noore elus 18 aastat on midagi väga suurt. Ma ei tea, minu lapsed küll ootasid seda väga. Kuidas sina mõtlesid, kui sina selle ellu kutsusid ja kuidas see üldse juhtus, et tore suvekool ellu sai? Alustame sellest ja siis mõtleme edasi, mida sa mõtlesid siis, kuidas võiks see kujuneda? See on väga hea küsimus ja see on sellepärast hea küsimus, et sa andsid selle ainukesena vihje mulle ette, et juttu tuleb ka suvekoolist. Ma ei tea teisi küsimusi, aga mul on selleks saatesse kaasa võetud ka üks asi. See asi on mul siin ja see on üks kott. Ja vaatajad ilmselt ei näe, aga siin on aastaarv veel peal, ta ei ole ära kulunud ja aastaarvuks on 2000. See on 24 aastat tagasi. Ja mina olin värske tore juhendaja, ma läksin Soome-Eesti sellisesse laagrisse, mis oli 3-päevane ja juhendajana osalesin seal. Ja see oli minu esimene selline kogemus sellisest ägedast, ta oli lihtsalt ühekordne laager tegelikult. Ja 7 aastat läks mööda, siis ma olin juba tores tööle asunud, ma olin 2 aastat töötanud seal mõnusasti. Ja mõtlesingi, et kas see oli nii inspireeriv kogemus, see ühislaager seal tore ja topp seal Kloogarannal, et meil tore inimestel peaks endal olema üks selline suvekool. Ja õigesti mõtlesin, sest et see oli väga õiges kohas, väga oodatud asi ja tõepoolest temast see pikk traditsioon, 7 aastat tegin ma ise, siis ma olen isegi natuke tagasi mõelnud, et kui sa küsid, et 18 aastat ja 18-aastane noor, et kuidas tema nagu mõtleb, et hakkab ju kodust ära minema või siis kooli vahetama ja mingisugused lõpud juba toimuvad ja siis jälle tulevad uued algused, et siis sellise 7-aastase ma nagu selles suhtes saatsin kooli
et talle tulid nagu uued õpetajad et läks ematiiva alt ära, ehk siis tulid uued projektijuhid, kes seda hakkasid tegema. Väga ägedalt on iga inimene seda teinud. Meil on olnud 5 erinevat inimest, kes on Tore suvekoole ellu kutsunud. Ja see on tõesti igaühe oma nägu natukene iga kord. Et praegune 18-aastane oli jälle omakorda nagu, et loodame, et siis küpseme edasi ja ja see nooruslikkus muidugi peab säilima ja õudselt hea meel on nende asjade üle, et kui sa näed, et see struktuur ja vorm on kuidagi säilinud ja seesama vajadus noortel ja juhendajatel seal käia ja sealt inspiratsiooni saada ja kooliaasta alguseks hoogu ja jõudu. See on äge. Aga kas sa kunagi kujutasid ette, et kui sa seal alustasid, et see on tõesti midagi nii pikka traditsiooni? Ei kujutanud. Ei, ma päris ausalt ütlen, et ma tegelikult ei kujutanud. Et ma ei teadnud. Ma tol hetkel, see esimesed 3 päeva korraldada oli minu fookuses. Need läksid hästi ja ma teadsin küll, et okei, ma teen teise veel, on ju, aga sellist pikka plaani ei oska vist ükski selgelt ja helgelt nägi ette näha. et nii tore saab olema ja et me oleme liikunud ju ka erinevatesse kohtadesse, et alustasime Kloogarannal, siis käisime Remnikul, nüüd oleme olnud Tuksis, et mine sa tea, kuhu meie teekond veel meid viib. Et see on kõik nagu hästi tore teekond olnud. No, vaata nendel Google Drive'idel ja kõikidel on igasugustel platvormidel on ju kombeks meenutada asju ja sulle meelde tuletada. Ja augustikuu tähendab minu feed'i tuleb see meenutamine, kõik on suvekooliga seotud. Ja mõned hetked on need, et need on mu lemmikud ja niimoodi. Kas sul on ka oma lemmik suvekooli hetk või lemmikuud? No, kui ma jälle mõtlen tagantjärgi, siis ma olen pidanud aeg-ajalt natukene mõtestama, et mis oli olemas esimesel korral juba. Näiteks me oleme alati rõõmustanud, et meil oli lipp kohe olemas. Et ei olnud niimoodi, et see tekkis kuidagi millalgi hiljem. Siis 3 aastat hiljem, 3. suvekooliks oli meil laul olemas, mida siiamaani igas suvekoolis me laulame. Ja sinna juurde on tekkinud kohe ka tants, mis on natukene muutunud, aga ta on üldjoontes sama. Siis, ma ei tea, eredamad hetked. No, on siukseid eredaid hetki võib-olla, kui on mingid ööhäired, mis on meelde jäänud. See ei pea alati nii olema mingisugused, vahel ma ise olen ju hästi selline kujundaja ja nagu selline raamide looja, et mulle jääb tegelikult iga suvekool omamoodi meelde, et mis raamis me seekord teeme. Et see nagu ongi niisugused sellised sahtlid või boksid, et võtan aga lahti, sellel aastal oli see, siis mul tulevad kohe need visuaalid, mis me oleme loonud, on ju. Tore poolt, et silme ette ja ma ei tea, need inimesed loomulikult. Mõne inimesega ju kohtud aina aastast aastasse, kasvad koos nendega ja nad on ikka seal ja nad on ikka nii rõõmsad, aga muidugi ka alati uued, et see on nii tore lihtsalt ja selles viimases ka me juhendajad, mis nad kõik ütlesid, et meil oli inimesi, kes oli olnud ainult 1 aasta tore juhendaja ja sealt edasi 3 ja 5 ja 8 ja 10 ja 20. Nii et nagu hästi palju erineva kogemusega juhendajaid. Ja siis me nagu kogusime sealt veits, et mida teile siis tore on andnud, on ju, kogemusena. Ja see oli ikka pärlid, et ma arvan, et vaadake meie sotsiaalmeediakanaleid, et me hakkame neid võib-olla natukene ikkagi levitama ka, et mis natukene ja võib-olla ikka kindlasti levitamegi. Jah, me peame levitama. Nii et aitäh selle küsimuse eest. Konkreetset asja ei toonud, sest et nii palju on lihtsalt välja tuua. No 18 aasta peale ma arvan, et on tõesti. Kui mu mälu mind ei peta, siis olen mõni ka vahele jäänud. Kas sa nagu neid aastaid nagu ka, kuidas sul oli eemal olla? Nagu tuleb igatsus või siuke? Jaa, loomulikult vahele jäid aastad, kus ma ise oma lapsed sain, on ju. Et siis
muidugi see oli raske, see oli väga raske, et kuidas mind seal siis ei ole. Ja et mis seal siis ikka saab ja kuidas ma ei näe neid inimesi, mis mõttes, äkki ma ikka kuidagi saan. Ma mäletan, et ma isegi läksin sellel esimesel korral oma ma ei tea, 4-5 kuulse pojaga sinna, et issand jumal, et ma pean ju siin olema ja sellel avamisel olingi ära. Tegelikult ikkagi sõitsime koju tagasi aga et see on samas niisugune loomulik vist ka, et kui ma jälle niimoodi võtame selle vanuse, siis millest me oleme rääkinud, et siis oli ta minu meelest äkki 13, ei, siis ta oligi see kooli minemine või? 7. suve 8. oli juba kellegi teise teha, aga nii, nüüd ma takerdun siin mõtetega, et võib-olla siis ma mõtlen niimoodi, ma mäletan, kui ma oma lapsi näiteks panin lasteaeda, siis ma küll nutsin natukene. Eks nüüd minu suvekool läks kooli. Siis see oli ka ikkagi valus natuke. Ma pean tunnistama jah, et raske oli ära anda või kuidagi raske oli lahti lasta. Aga nüüd ma olen täielikult rahu teinud. Mul on väga hea meel, et seal nii läks. Et mul on väga ägedad inimesed saanud seda korraldada. Et jaa, see peabki nii minema. Tegelikult see peabki nii minema. Et vahel see valu nagu on magus ka pärast. Et siis nagu uhke ema tunne, kes nüüd saadab lapse nii-öelda suurde ellu ja et 7 saatsid kooli, ematöö sai tehtud. Okei, rääkides sellest, seesama lahtilaskmine ja nagu hea ja tugev meeskond, et me kõik vajame seda tugevat meeskonda. Ja kui me nüüd tuleme selle detsembris tehtud saate juurde, siis seal oli tegelikult ka minu küsimus, mis meil jäi küsimata tolles pidustuste hetkes, et see jõud, see ei ole ju tegelikult lõputu siuke anum, et seda peab vahepeal täitma ja seda peab turgutama ja kõike seda, eks ju, tegema. Et mis on see sinu tugitala? Mis on sinu see koht, kus sa saad ennast laadida, turvaliselt tunda ja see kindlus? Jälle nii hea küsimus. Ma arvan, et see on natuke ajas muutunud. Aga jaa, ma olen pannud nüüd väga konkreetselt tähele sellist asja, et tegelikult ei olegi ju järjepidevamat inimest kui mina. Täitsa lõpp, noh. Ja järjepidevus on hea asi, et seda taotlevad inimesed, et suudaks nagu püsida ja jaksaks ja niimoodi. Ja tegelikult tõesti on olnud ju hetki ka, kus nagu on täiesti selline tunne, no nüüd on kõik, nüüd ma enam ei jaksa ja see selles ühes korras, kus mul meenub see ka, kus ma selle nagu enam-vähem ära käisin, et kui ma sealt nagu oskasin välja ronida ja siis ka oli nii palju teooriaid, mis ütlesid, et siis enam ju tagasi samasse kohta ei lähe ja et sa ei saa enam niimoodi ja mul ikka see järjepidevus nagu on minu teema, on ju. Ma ikkagi olen samas kohas ja ma õppisin lihtsalt ära selle, tegelikult see oli mulle õppetund, ma õppisin ära selle, mida siis teha endaga ja kui ma olen nüüd olnud peaaegu nagu ma näen juba samme, kui hakkab jälle sama asi tulema, siis ma tean juba kohe, mida teha, et ma ei ole isegi ligi lähedal läinud enam sinna tegelikult sinna seisu, et nii, aga noh, loomulikult, ma ei tea, kaua siis me teeme pensionäride ühingu, no nii kaua siis ei saa kesta. Aga jah, küsimus oli tegelikult hoopis see, et kus on see minu koht ja. No jah, kus ta on siis? Enda sees. Enda sees ta on. Et see ongi see sama tähelepanu, et nii, ma ei astu üle sellest, et kuidas ma ennast tegelikult tunnen. Ja nüüd ma pean tähelepanu suunamagi siia, et no mis see nüüd siis on, et nüüd sinuga toimub, Marju, selline asi. Nii, istume maha nüüd, noh, räägidki nagu iseendaga, et ahah, praegu on suga nii, okei. Sa tahaksid nutta. Nutame siis. Nutame. ja okei, sa ei saa praegu nutta. Mis sa veel saad teha, on ju? Ahah, aga ütle kellelegi, kuidas sa tunned, on ju. Siis ütledki välja ja siis läheb juba siis läheb lihtsamaks, kergemaks, on ju. Ja siis need pauside võtmised, siis ma olen ära õppinud sellise asja nagu ägeda. Kõigile soovitan. Hästi tark asi.
et mitte me ei oota kogu aeg, et noh, käime suure aastaringi ära ja siis ootame muudkui, et see suvi tuleks, on ju, et siis ma siis puhkan, vaid ei, sa pead kogu aeg tegema puhkepause. Igal nädalavahetusel võtad seda nii, et puhkus tuleb. Igal nädalavahetusel võtad, isegi veel targem on igal õhtul seda nii teha, et see on loomulikult inimesele tegelikult väljakutse. Me ju kõik teame, mis ees ootab, kui sa lähed lõpuks koju ja sa ei saa iga kord seda niimoodi päris võtta. Aga kui sa seda tead ja see siht sul ikkagi on, siis see lõpuks nagu laias plaanis ikkagi õnnestub. Et jah, see üks päev läks ikka ööni või et see üks päev juhtus, et ei saanud kohe nagu puhata ja olgu ühel nädalavahetusel tegin tööd, siis ei ole hullu. Et ei tohi saada kogu aeg selliseks, et ma näpistan kogu aeg enda arvelt, ei tohi niimoodi. Siis tõesti meid enam ei ole. Et selline tarkus näiteks. Ma arvan, et see on väga hea tarkus ka juhendajatele, kes seda ringi teevad. Ja siin kõiges selles jutus oli tegelikult kõiki need asjad ka, mida me noortele õpetame. Seesama ennast märkama, endaga arvestama, teisi märkama, teistega arvestama. Seesama tunda välja ütlemine. Et see on ju kõik see baas, mida me seal koolitustel teeme. Ja tegelikult meie juhendajad ju ka käivad supervisioonil, et selles suhtes ma ei tea, mitmendas saates ma juba seda ütlen, et seesama hoidmine ja eks see on sulle ka ju. Et siin supervisioon on meil vist 16-17 aastat juba. Supervisioon on kusjuures vanem kui suvekool, 1 aasta. 1 aasta vanem, ja nii et jah. Aga nõus ja supervisioonidest ma ei ole loobunud ja ma võtan neid juhina veel eraldi lisaks ka. Vot nii. Väga tark mõte. Ja ka suvekoolis juhendajate grupis ju tuli ka see välja, seesama omasugustega vestlemine, omasugustega kohtumine ja siis ka jagatud mured, eks ju, või jagatud rõõmud, ehk siis kogemuste vahetamine. Tihtipeale koolis võib-olla neil ei ole seda inimest, kes samamoodi mõtlevad või samade probleemidega tegelevad, eks ju. Et kas sul on ka neid inimesi, kellel oleksid samad kogemused? Kui me oleme juhendajatega koos, siis jah, meid seob see tore ja seal kõik, mis seotud on tore kogemustega, läheb käiku. Aga me olemegi need tore inimesed, siis tuleb sinna ka see inimlik mõõde nii või naa juurde, et kui ma mõtlen neid suvekoolide õhtuid või ka koolitustel, kui me käime supervisioonidel, siis õhtud on ikka täis neid sihukeste oma inimestega jutte, kas või tõesti sellest, kuidas keegi kuskil tööle hakkama saab või tõesti on ka kogemused läbipõlemistest, väga rasketest juhtumitest. Et selles suhtes ikkagi jaa, mul on need inimesed. Terve Eesti on neid täis. Need on tore inimesed. Hästi vingerdatud välja, tegelikult tõsi ju, sõltuvalt rollist, eks ju, ja ühise asja ajamine, siis ongi ühingus on ju kõik võrdsed liikmed. Ja tulles tagasi selle 18-aastase juurde, et ikka soovitakse midagi teele ja edasi ja mida sa näed, mida saaks veel nagu jätkata, teha, muuta, võib-olla ägedamaks, paremaks, nagu kui sul oleks see, et aeg, raha ja muud vahendid ei ole nagu piir, ainult taevas on piir võib-olla. Mis sa siis teeksid? Tore suvekooliga. Jah. Ma ei teekski midagi. Ma laseks tal ise otsustada. Vaata, see ongi see, et ma olen ta nagu ära andnud juba. Selles mõttes, et ma olen seal alati kõrval ja kaasas, et ma nagu jälgin teda, et kuidas tal läheb nii, kui ta oleks nagu inimene. Okei, aga kui sa oleksid ise see 18-aastane tore suvekool, mis sa siis unistaksid edasi? Ohoh, väga sellised sügavad küsimused. Mis ma siis unistaksin? Ma unistaksin, et ma saaksin teha seda, mis mulle meeldib. Et ma oleksin õnnelik.
et kogu aeg oleks, see tähendabki, et siis tulevad sinna need inimesed, kes on õnnelikud ja teevad seda, mis neile meeldib. Ja et see kasvamine, laienemine ei ole just otseselt selline, nagu need inimesi ei pea nagu meeletult palju rohkem olema, aga et need, kes kokku tulevad, on nagu nii kontsentreeritult tore inimesed, et oi alt on ju. Kui ei oleks nagu rahaprobleem, mis veel kohe ruttu ellu viiks? No ma päriselt tahaks, et palju rohkem inimesi teaksid sellest torest. Ma tahaksin, et ühiskonnas saadakse sellest rohkem aru, sellest väärtusest, miks, et ühiskonna loovadki terved, toimivad, järjepidevad inimesed on ju, et kuskilt see tuleb ja meil on need tööriistad ja see käib nagu tegelikult mänguliselt ja imelihtsalt, kuigi see alguses paistab, et oh my god, mida? 3 päeva koolitusi ja ma ei tea, mis kõik tundub nii raske ja nii keeruline, et see ei ole tegelikult raske ja keeruline, see on just imelihtne lõpuks, kui sa selle tee peale satud. See on üks asi. Aga no kui nagu täitsa nagu sa mõtled, et nii palju raha on, et muudkui aga tee. Ja et inimesi siis saab kõike palgata ja hullult ja. Ja kõike saad, mis sa tahad. Aha, nii. Sest raha eest saab kõike. Siis mul oleks tõepoolest tore kool, kus on ainult tore väljaõppega inimesed tööl ja annavad kõiki aineid, sest et me teame, et meie enda tore inimeste seas on matemaatikaõpetajaid ja bioloogiaõpetajaid ja nii edasi ja nii edasi, et tegelikult meil on kõike. Ja kui nad kõik üheskoos töötaksid, no mis vägi see võiks kõik olla, on ju. Tore kooli looksin ära, võib-olla isegi mitu, siis endal oleks selline äge, selline suur building, tead, selline seal oleks mul tore stuudio, kus toimuvad saated, kõik on nagu palgatud, mingid partnerid, kes seda teevad, seda meie asja samamoodi. Siis ma käiksin ise seal umbes koridorides ringi, täna stuudio inimesed, siis lähen järgmisesse tuppa, siis on mingid metoodika inimesed, on ju, jälle te töötate välja mingi uue asja, mis on seotud torega, on ju, ja siis ma lähen veel edasi sealt, siis mul on mingi kabinet, kus on need koolitajad ja teevadki plaane, et kuhu nad täna koolitama lähevad ja homme koolitama lähevad ja suured siuksed, ma lähen sinna, siis on mentorite toad, on ju, ja siis on nagu selline äge suur asutus oleks mul. Nojah, ja siis on mingisugused sellised noorteosakonnad, et seal siis, kuna meil on ju see, et paljudele peab seda selgitama siiski, et programm oli enne. Kõigepealt on programm. See peab minema inimese pähe, see on nagu täiskasvanud inimene, kes peab hakkama aru saama, et niimoodi on äge teha asju, on ju, niimoodi ma teen ja see minu varukas on need tööriistad kõik. Ja siis tuleb alles see noorte osa ja see, et me toimime noorteühinguna, meil on võimalus liikmeks astuda noortel ja juhendajatel, et see on järgmine samm, aga seda on vaja elus hoida, kui on meil inimesed juba, on ju. Ja siis mul olekski selline noorte osakond, kes tegeleb väga sihitult sellega, et kuidas just noortega, et kuidas pakkuda meie liikmetele, kes on noored hästi asju ja juhendajad, et nagu kõik on kaetud, teemad on kaetud. Oi, võt selline oleks minu vastus praegu sulle, kui raha ei ole piiriks ja saan kõiki inimesi palgata. Väga hästi, ja need inimesed on kõik olemas. Nagu nii on. Nii, ja mis tore varukas veel peidus on ja järgmised saated? Järgmistes saadetes kohtume järgmiste muidugi koolidega, koolide meeskondadega. On oodata nii juhendajaid kui ka noori ja ole valmis. Kelly oli täna küll saatejuht, aga iga kord ei ole mina, vahel on ka keegi teine. Ja see võib olla nii Karl kui ka Maarja kui ka võib-olla isegi Triinu. Tema kogub veel hoogu meil, aga ta on poolel teel. Et aitäh, et vaatate. Ja aitäh sulle, Kelly, et ka olid järjepidev ja need pooleli jäänud küsimused nüüd teise saatega siis ära küsisid. Aitäh sulle ka, et sa olid nõudus vastama ja see õhtupäike siin õunapuu all on väga armas sinuga olnud.